Kui papa Carlo tegi puupakust Buratino, sai ta maailma kuulsaks. Siis eestlased tahusid palgist haabia ning pääsesid sellega UNESCO kultuuripärandi nimistusse. Külla tuleb 10 ühepulootsikuid teinud meister. Ja just ka selles madalas vees üleutatud alal on mugav ajada oma igapäevast asju. UNESCO maailmapärandisse on lisandunud üks uus Eesti asi, õigemini väga vana Eesti asi, aga maailmapärandite nimekirjas on ta täiesti uus ja see on siis Soomaa haabias. Ütlesin nüüd õigesti, jah? See on nagu Soomaa haabias, konkreetse piirkonna, see puidust laevuke. No jah, et tegelikult ühepuupaate on Eestis ehitatud ka mujal. Ja Pätsu ajal olid nad veel ka Kasari jõe peal ja siis Emajõe alamjooksus, ütleme, kus Emajõgi ja Ahjajõgi saavad kokku, seal on Võnnu kihelkonnas. Ja ma ei tea, 2 aastat tagasi oli ta ilmselt üle Eesti levinud, aga et kuna UNESCO ikkagi oma neid kultuurinähtusi alasti seostab mingisuguse paigaga, et meil on Seto-Leelo ja Vana-Võrumaa suitsusaun ja nii et siis lootsik on jah Soomaa lootsik, sest et siin on ta nagu elavana kandunud tänasesse päeva, et ütleme, et Kasari ja siis Ema ja Suursoo kant, seal ta peale sõda ikkagi kadus ära. Nagu enam neid mehi ei olnud, kes ehitasid, aga meil õnneks oli siis siin 2 meistrit, nüüd nagu nõukaajal, kelle käest siis meie omakorda oleme õppinud ja veame seda asja nagu edasi. No nagu elu areneb ja tehnoloogia tuleb peale ja nagu on mugavamaid vee peal sõitmise variante, eks ole. Et hea küll õpid ära selle, et kuidas see käib, mõnikord on tore nikerdada, aga üldiselt ikkagi tahaks ju sõita mingi nagu tugevama ja tõhusama asjaga. See ühepuupaadi tegemine ongi ju nendel kõikidel inimestel, kes täna teevad, on ta nagu hobi. Ütleme, niivõrd, kuivõrd võib-olla keegi ka ennast sellest elatab, aga ka need 2 meest, kellega siis meie õppisime või tegelikult oli need 3 veel, ka nendel oli ta siis selline asi, mida nad tegid muu asja kõrvalt. No me siin pildis tegelikult nüüd näeme ka seda tegemise asja. Kõigepealt on ju vaja puud, eks ju? See puu on, mis puu peab olema? Haab, et haabias. Kui vana ta peab olema? Kui kuivant ta peab olema? Haab kasvab kiiresti ja kuivant ta üldse ei pea olema, et haab umbes 6-70 aastaselt on juba piisavalt jäme. See piisav jämedus on mingi pool meetrit sealt peenemast otsast. 6-70 aastat see ikka natuke ühe inimpõlve jagu võtab aega. No just. Nii, võtsite haabia maha, haava maha, tegite seest tühjaks ja panite lõkkele peale. Tegelikult kõigepealt teeme ta väljast valmis nagu sigari kujuliseks, siis seest tühjaks ja siis need küljed ja lõkke peal lähevad laiali, ütleme sellest poolemeetrisest tüvest. Paadi mõõt tuleb peaaegu siis meeter, nagu poole laiemaks läheb. Kui kaua selline protsess aega võtab, et ühest puust, kui see 60 aastat on mööda läinud, hakkame nüüd tegema ja siis on valmis? Nüüd talvel lähme võtame maha, kohe tavaliselt ei ehita, et me ehitame ikkagi suvel. Ja kui järjest teha, siis võiks ta ju nädalaga teha. Niimoodi me oleme kunagi ka teinud, kui need laagrid olid koos nende meistritega. Aga hiljem, kui need meistrid enam ei ole ja kui ma olen nagu ise teinud, siis ma tavaliselt teen terve suve. Niimoodi rahulikult nokitsen nagu ja kindlasti näitan teistele inimestele, et kuidas see käib, sest et see huvi on ju tulla ja vaadata seda. No kui tõesti laagrivormis teas, see kõlab peaaegu nagu Hiiu kannel, mille korras ka laagrid, igaüks, kes laagrist lahkub, saab oma kandle kaasa. Haabega on siis samamoodi põhimõtteliselt, et see ei ole raketiteadus. On see nii jah, et tegelikult on ju inimesed, kes tahavad endale seda ühte paati teha, ise oma väikeste kätega teinud selle paadi. Neid ei ole palju, aga on jah, sest et ütleme neuksid siis UNESCO-ks me pidime kokku lugema, et mitu meistrit on ja me lugesime kokku 5. Aga neid, kes on teinud ühe paadi või endal, neid on ikkagi, ma ei tea, 25-30 Eestis. Aga UNESCO jaoks kumb kõvem sõna on, et mida vähem on tegijaid, seda haruldasem või pigem rohkem? Küllap ta nii on jah, täna keegi küsis ka, et kas UNESCO-t võib ka ära võtta, et tegelikult kui see, ütleme, kui keegi enam ei leelota, siis ju tegelikult ei olegi ka seda leelot, on ju sama ka lootsikutega, et kui näiteks nüüd läheb veel 25 aastat või 35 aastat, tänaval inimesed elavad kauem, ja keegi ei õpi seda ära, siis võib-olla ongi ka läbi selle ühepulootsiku ehitamisega. See kõlab nüüd morbiidselt, kuidas on järeltuleva põlvega. No lapsed kõik armastavad nikerdada, aga kui neist mehed saavad, siis need lähevad teistele elualadele siiski. Ja ma olen optimist ja eks see sama
UNESCO nagu nüüd see staatus, see ongi ka üks asi, mis võib-olla aitab meil nagu meelitada neid noori selle juurde, et no näed, ringvaatesse saab ja kui ikkagi väljaspoolt kuskilt midagi nagu väärtustatakse, siis ka kuidagi endale tundub võib-olla asi väärtuslikum. Miks te tahtsite ja võtsite ette, et võiks olla UNESCO pärandite nimekirjas selline asi nagu meie see Haabias? No jah, mina ise olen nüüd 25 aastat sellega tegelenud ja see mõte tuli siin kuidagi, me ei mõelnud see peale, ei mina ega minu kolleegid, aga kõigepealt kanti meid Eesti vaimse kultuuripärandi nimistusse, kus on mingi 100 kultuurinähtust ja seda tehti tegelikult ühe vabatahtliku poolt, kes lihtsalt tuli, küsitles meid, pani kirja, siis me vaatasime tema selle asjad üle, parandasime seda ja siis mingi aastake hiljem üks tuttav Sloveeniast, kes on tegelikult laulja ja jutuvest naisterahvas, aga tema külas on sellised vanad paadid ka, ütles, et miks te seda UNESCO-sse taotlete, meie oma Trevakit, mis on siis tema külapaat, et meie sellele tahame UNESCO-t taotleda, sealt see mõte hakkas idanema. A Trevak sai või? Trevak ei ole, nad ei ole minu arust ikka ajanudki, et nemad mõtlevad veel selle peale, aga meie kuidagi pöördusime ministri poole, see oli siis tollal Indrek Saar, ta ütles kohe, et väga hea mõte ja siis ministeeriumiga ka kõik koostöö oli väga hea, Eesti UNESCO esindusega, Rahvakultuuri Keskusega, nii et siin et teid olnudki päris nii hull bürokraatia ei olnudki, et kui te ütlete, et Eesti kultuuripärandis on siin umbes 100 nimetust, siis põhimõtteliselt kui oleks selliseid mehi eestvedajaid, võiks nad kõik riburada pidi UNESCO-sse kanda või vähemalt pooled neist proovida võiks. No mina siin olen kuulnud viimasel nädalal, et Mulgid ja Lahemaa mõtlevad, et mis võiks olla nendelt see UNESCO-sse sobiv siis nähtus. Nad on ikka mõtlemise peal rohkem. Ei tea, aga kõik hakkab mõtlemisest. Kuulge, mitu sellist lootsikutt te ise valmis olete teinud elu jooksul? 10–15 on see suurusjärk. Tihti ma olen ju teinud seda kellegiga koos ja raske on nagu lugedagi, et kas ma nüüd olin selle tegija või ma ainult osalesin. Ja päris palju ongi olnud ka neid, et ma olen käinud nagu juhendamas, kuna ma olen teinud ja siis keegi, kes tahab omale teha, et kas see nüüd minu tehtud või on see rohkem nagu tema tehtud, et selles on nagu küsimus. See laevapark on teil kodus hoovi peal või neid jagatakse kuidagi laiali, müüakse maha? Minul on kodus praegu 5 tükki jah nagu ja see müümisega, ma olen ise tegelikult 2 tükki elus müüd, aga see oli enne eurot. Aga mul üks tuttav, üks teine lootsikaminister müüs eelmine aasta 2 tükki, nii et mis see raske raha on, mis sellest välja tuleb käia? Kuna ma nagu aimasin, et sellest tuleb juttu, eks ju rahast, siis see hind siis oli 5000 ja 10 000 vahel, ütleme niimoodi, ühe hind. Nii ja kaua sellise palgiga saab jõe peal olla? Kui teda hästi hoida, siis tegelikult võib ikkagi eluaeg teda kasutada. Kui ise kasutad, teda tuleks tõrvata siis nagu aeg-ajalt, kui palju kasutad siis iga aasta ja hoida kuskil siis ka katus all, mitte nagu õues talvel. Eluaeg siis on 20, 50, 80 aastat saab pärandada lapselastele või pigem ei? Sellest ka ikkagi kui palju, kui intensiivselt teda kasutada. Et minu esimene, see sai mingi 6-7 aastaga sai läbi, et me sõitsime ta ribadeks. Nii on, mida rohkem kasutada, seda rohkem kulub. Kuulge, igal juhul palju õnne teile, sest et tore asi, mida tähistada ja tore koht, kus olla. Ma arvan, et see on meile kõigile rõõmus sõnum ja midagi sellist, mitte võib-olla nii rõõmsatesse päevadesse. Suurepärane, aitäh täna tulemast. Aitäh.